tegelikult see hääl, mida sa lõpus ütled, et ütleks justkui nagu, et lahku minna, see on tegelikult hääl, mis ütleb sulle, et sa otsid rohkem kvaliteeti sellest suhtest. Vau! Milline psühhopaatlik käitumisviis selle mehe poolt. Need creepid vennad ei näita tihti välja seda, et nad on creepid. Et rääkida iseendaga nii, nagu sa räägiksid oma parima sõbrannaga. Et kui sa ei armasta ennast, siis on palju kergem kogemata alateadlikult teha sellist valikut, et su kõrval on inimene, kes sind ka ei armasta tegelikult. Nagu selles suhtes seda kindlasti ei ole meeldiv kuulda, ega et sa oled hea küll, et niimoodi vahepeal kaisutada ja paar toredat õhtut veeta, aga suhteks sa ei ole piisav. Hei, mina olen Kaisa ja sa oled kuulamas Kirstordil podcasti ja alustan nagu ikka oma võitudest. Ehk siis minu arvates on nii tore sügisel see õunahooaeg ja ma kasutan seda praegu täiega ära ka. Ma tegin õunakooki, mis tuli mul hästi välja. Mulle meeldivad need kõige klassikalisemad koogid, ehk siis ma tegin seda õunapurukooki, kus on ka siis kohupiim vahel. Issand, kui hea mahlane, kui maitsev, täpselt piisavalt magus. Ma tegin selle naami retsepti järgi, mille nimi äkki oligi õunapurukook. Et hästi lihtne teha, vähe koostisosi, kõik on nagu selge, lihtne. Ja see on tore, kui koogid on lollikindad, sest et mingisugune maailma suurim küpsetaja ma ei ole ja alles viimastel aastatel olen ma jõudnud sinna, kus asjad tulevad mul välja ka nii, nagu need seal retseptis on. Millegipärast juhtus varem ikka väga tihti seda, et ma nagu oma arust tegin kõik retsepti järgi ja ometi see ei tulnud samasugune välja, et midagi läks ikka valesti. Ja nüüd ma nagu julgen öelda, et ma olen jõudnud sinna, kus asjad tulevad nii välja, nagu nad peavad tulema ja maitsevad tõesti nagu hästi. Ja nii ka selle koogiga, et see tuli mul väga hästi välja ja sai palju komplimente ja üldse ma lihtsalt nagu, ma paneks praegu igale poole õune ja kaneeli, et nii hea kooslus. Ma teen seda üleputru õuntega ja panen kaneeli hulka, nii maitsev. Üldse minu arust õunamoos on ka väga tore asi, mida siis kas siis paljalt süüa või kuskile magustoitu lisada või hommikupudru peale, ükskõik igatahes õunad love. Õunamahl ka. Vot nüüd kahjuks mul enam kodust õunamahla ei ole, sest et maakohta mul enam ei ole, muidu nagu sai sealt maakohast, ikka mul isa tegi õunamahla ja siis ma sain seda liitrite viisi, et sellest on väga kahju, sest et I love õunamahl. Aga kui me need õunad nüüd kõrvale jätame, siis ma olen praegu väga kodusisustuse lainel. Ma kolisin siia enda koju üle 3 aasta tagasi ja kes on minuga pikemat aega olnud, siis teate, et mul oli siin suur renovatsiooniprotsess, mida ma ka YouTube'is jagasin. Ja esimese hooga oli hästi palju nagu selliseid suuri kardinaalsemaid asju vaja ära teha. Et mingi põrandavahetus, seinte värvimine, köögi paigaldamine, esikus, see suur riidekapi ehitus. Et nagu siuksed suured asjad vajasid tegemist ja siis muidugi oli vaja siis too hetk osta ka mingid suured mööbli esemed, mis on lihtsalt nagu vajalikud. Ja kui mul need põhiasjad said ostetud ja tehtud, siis ütlen ausalt, see kodusisustus jäi rohkem soiku. Et kuna siis ma suunasin oma energia ja rahad mujale, prioriteedid olid mujal, siis kuidagi nagu jäi see kodu natukene soiku. Et ma tundsin, et ma saan nagu kõik vajalikku siin tehtud, mul on nagu kõikidel asjadel oma koht olemas, et nagu otseselt ei ole vaja midagi. Aga see aasta ma olen tundnud, et ma ikkagi sooviks nagu lõpuni viia selle koduprotsessi, et tegelikult see nagu ei saanudki lõpuni viidud, et mul on siin ikka veel mingisugused asjad, mida ma teadsin juba 3 aastat tagasi, et ma tahan teha ja ometi ma
kas ei olnud neid teinud või ei ole veel teinud. Et nüüd ma siin järgemööda teen ja vahetan siin mingit mööblit välja ja praeguse seisuga üks väike asi, mis on toonud minule nii palju rõõmu, on see, et ma ostsin põrandalambi. Ma olen üks nendest inimestest, kes ei kannata laevalgust. Kui ma vähegi saan vältida seda, et ma panen laelambi põlema, siis ma väldin seda. Ja viimased aastad, issand, ma ei tea, kui kaua mul on olnud, see igatahes mul on teleka laua peal siuke IKEA-s siuke ümmargune nagu valgusmuna. Ja õhtuti mul midagi muud siin minu põhilises toas, kus ma olen, ei põlegi, kui see valgusmuna, ta ei anna väga palju valgust, aga ega mul siin nagu super palju pole vaja ka. Ja nagu ma ütlesin, laevalgust ei kasuta. Aga ma olen tundnud, et ma ikkagi tahaks nagu natukene mingit valgust veel. Ja ma olen siin endale loonud sellise nagu lugemisnurga, kus mul tavaliselt siis ongi seesama tugitool, mille peal ma praegu istun, ja siis seesama väike laud, mis mul siin ka on. Et need on mul seal nurgas ja sealt oli puudu üks põrandalamp. Ja nüüd ma ostsin selle põrandalambi ära. Ma olin seda kaua tegelikult nillinud konverterist. Et tegelikult põrandalambi valik, oleneb, kus sa vaatad, aga normaalsete hindadega nagu mingit mega haiget valikut minu arust ei ole või ma ei ole osanud õigest kohast vaadata. Ja ma nagu täiesti klassikalist ka ei tahtnud. Ma tahtsin nagu natukene midagi, mingit lisaelementi oleks sellel juures. Ja nüüd ma sain siukse ägeda kupliga, siuke reljeefne põrandalambi. Ja see sobib minu arust siia ideaalselt, ma olen nii rahul sellega, ta annab veidi lisavalgust, siuke hästi hubane, mõnus on. Nii et vaikselt ma liigun nende koduprojektidega edasi ja ei tea, nüüd ei julge nagu lubada, aga tahaks, et aasta lõpuks oleks tehtud kõik need asjad, mida ma mõtlesin 3 aastat tagasi, et ma tahaks, et siin kodus oleks. Et vaatab ma siin vaikselt teen muudkui samme selleks. Aga räägime kiirelt tänastest sponsoritest ja kingitustest. Kõigepealt on meil siis Lidl jällegi välja pannud ühele häälsõnumi saatjale 50-eurose kinkekaardi, mida saab siis kasutada ükskõik millises Lidli kaupluses. Ja lisaks läheb jällegi loosi veel üks 50-eurone kinkekaart kõigi nende vahel, kes Instagramis ükskõik millisel kujul, kas siis story, postitus, reels, jagavad enda alati väärt hetke ja kasutavad hashtagi alati väärt ja kirstordil ja võiks ka ära tagida kirstordil, et siis ma kindlasti näen seda storyt või postitust. Ja selle põhimõte on see, et lihtsalt jagada mingit mõnusat hetke, olgu see siis toidu tegemisest, mingisugune mõnus maiustus, mida sa väga naudid, või midagi, mis teeb sinu elu kergemaks. Võib-olla sul on Lidlist mingisugune vidin või tööstuskaupade valikust midagi, mida sa kasutad kogu aeg ja see lihtsalt teeb su elu paremaks. Et siis kiirelt mingi pilt kas või story'sse, paned 2 hashtagi sinna juurde, tagid ära kirstordil pood ja ongi olemas. Et see võiduvõimalus on päris suur, sellepärast et praegu ei ole väga aktiivselt seda kasutatud, neid hashtag'e ja seda võimalust. Ehk siis, kui sa oled üks inimene, kes otsustab seda teha, siis su võiduvõimalus on väga suur. Siis, mida ma siin ise täna naudin ja mida saab üks häälsõnumi saatja endale 12 pudelit, on Värska Well mustsõstre mündi mineraalvesi vitamiinidega. Et siin on siis sees näiteks B3, B12, B9, B7 ja D ja C vitamiinid. Nii et väga palju head kraami ja mõnus mineraalvesi. Nii et seda saab keegi endale lausa 12 pudelit. Ja siis muidugi Douglas. Douglase poolt valisin mina siis 11 kingituseks nende Lash Curve ripsmeduši. Sellest ma olen siin varem ka rääkinud, et see on mega ripsmeid eraldav ripsmeduš ja jätab hästi pikad ilusad eraldatud ripsmed. Ja siis nende Desert Nudes lauvärvi palett. Ma korra näitan ka seda teile kohe. Ja see tuleb siis koos pintsliga, selline neutraalsete toonidega palett,
kus on siis mõnusad jahedad ja neutraalsed sellised pruunid toonid. Ja Douglase kohta veel nii palju, et nad väga jõudsalt siin laienevad, et alles nad avasid Magistrali-poe, siis septembris sai neil avatud ka nende esinduskauplus Rocca al Mare keskuses, kus siis saab ka igasuguseid iluprotseduure teha. Ja nüüd avati Viljandis siis 2. oktoobril ka kauplus. Ehk siis aina rohkem poode, kuhu saab koha peale minna toodetega tutvuma ja ka kasutada võimalust, et erinevaid iluteenuseid proovida. Ja nüüd liigume siis teie häälsõnumite juurde. Ja neid saab saata nagu ikka kirstordil.com, et sealt saad ka häälemoonutusega saata, kui on soovi. Ja mul on väga hea meel näha, et agaralt saadate, ma ei jõua neid nii palju läbigi võtta, kui palju te neid iganädalased saadate. Aga esimesena ma tahtsin võtta siis häälsõnumi, mis seostub viimase häälsõnumite episoodiga, mis oli siis tervise episood. Et siin oli vahepeal see üks eriepisood, aga tervise episoodis siis saatis üks kuulaja häälsõnumi, kus rääkis ärevushoogudest, paanikahoogudest ja veel mõnest diagnoosist, mis tal on. Ja keegi on siis saatnud talle vastuse. Tere Kaisa ja tere kuulajad. Mina tahaksin vastata Brigittale, kes rääkis oma ärevus- ja paanikahäiretest. Et ma ise olen ka 23-aastane ja olen elanud paanika- ja ärevushoodega. Ning nüüdseks ma tunnen, et ma olen sellest välja tulemas ja kuidagi olen enda jaoks leidnud võib-olla asjad, mis mind aitavad. Ja ma tahtsin talle jagada, et kui ta kuulab seda osa, siis mind on aidanud väga kognitiivne käitumuslik teraapia. Et ma olen käinud erinevate terapeutide juures ja psühholoogide juures ja ka antidepressante võtnud. Aga see, et oma nagu aju mõtlemist või seda mustreid murda, see on siis olnud minule suureks abiks. Et ma muidugi igalühel on see täiesti erinev, aga mina olen tundnud siis, et see just aitab mind. Refluksi on ka mul olnud, aga minul oli ainult siis ka ärevus ja paanikahoogude ajal, et tegelikult mul seda nagu diagnoosi enam ei ole. Või see kadus ära sellega, kui ma kaotasin ära oma ärevushäire. Või see on ikka minuga, aga mitte sellises mastaabis. Ja teine asi, mida ma väga soovitan, vähemalt mina tunnen, et see on minul aidanud, on kvaliteetne magneesium. Et ma sain aru, et minu ärevushäired tulevadki magneesiumi puudusest ja väga paljusid magneesiume üldse minu keha näiteks ei omasta. Et kindlasti ei tohiks alla anda. Ma olen seal olnud, kus ma tean, et mitte midagi ei, siuke tunne, et mitte midagi ei anna enam teha, aga tegelikult annab küll ja kindlasti tuleb rääkida sellest, ei tohi olla üksinda. Minul oli näiteks ka see, et ma väga tõmbasin nagu endasse ja ma ei osanud jagada oma ärevust, sellepärast, et ma ei osanud kirjeldada, mida ma tunnen. Aga nüüd, kui ma olen sellest julgelt rääkinud, siis ma tunnen, et olukord on paremaks läinud. Ja ma loodan, et sellest on nii talle kui ka mõnele teisele ärevushäirega inimesele abi. Ja kindlasti, et samamoodi ei ole üksi sellega ning abi on olemas, et see ei ole võimatu asi, millest välja tulla. Aga aitäh ja jaksu! Väga armas häälsõnum, et ega mul siin väga palju lisada ei olegi, et väga tore, et otsustasid jagada seda, mis on sinule toiminud, et alati nende soovituste puhul nagu meeles pidada, et see ei ole arsti poolt tulnud soovitus, aga see on miski, mis on kellelgi teisel toiminud. See kahjuks ei garanteeri kunagi seda, et sinul täpselt seesama asi toimib. Aga see on võib-olla midagi, mille suunas mõelda, midagi, mida proovida, et ma arvan, et ei tee haiget, kui lihtsalt proovida midagi. Ja tõesti, nagu ka see häälsõnumi saatja ütles, et alati on ikka midagi veel proovida, ei ole lootusetu olukord ja sellega ka mitte üksinda jääda nende tunnetega. Ja ma võtan siia algusesse veel ühe häälsõnumi, mis tegelikult pidi minema eelmisse häälsõnumite episoodi ehk siis sinna tervise teemadesse, aga kuidagi ta jäi mul 2 silma vahele
ja kuulame ta ära nüüd. Hei Kaisa, mul on üks väga piinlik juhus või lugu või ma isegi ei tea, kuidas seda kutsuda. Igatahes mõtlesin, et kusagil oleks tore seda jagada, sest et liiga kaua ka ei saa asju endas hoida. Mul on kõhuprobleemid. Ja iga kord, kui ma lähen kuskil uude kohta töövestlusele, mingi uue ripsmetehniku, kulmutehniku, ilutegija juurde, ükskõik kuhu ma lähen, kus on uued inimesed ja ma pean põhimõtteliselt enamusest 1 inimestega seal olema, siis mul läheb kõht lahti. Ja ma võingi istuda seal vetsus ja ma võin jääda oma intervjuudele asjadele hiljaks või ma olen jooksnud ka märgade keelküntega ka sinna vetsu ja hiljem hullult vabandanud ja ma lihtsalt ei tea, mida ma teha, sest arstid ütlevad mulle, et nad ei tea, mis mul viga on. Ja ma pean vist sellega elu lõpuni elama. Ma ikkagi tahaks julgustada veel proovima seda abi leida, et ma nagu ei tahaks uskuda, et nüüd sa peadki lihtsalt niimoodi elu lõpuni elama. Et ma arvan, alati leiab mingisuguseid lahendusi olukordadele. Nüüd üks asi on see, et võib-olla see on mingisugust sorti talumatus, mis sul on. Ja sa võid ju lihtsalt seda elimineerimismeetodit proovida, et sa sööd kõigepealt ainult mingit ühte asja, siis lisad sinna midagi juurde, vaatad, kuidas su kõhu olukord on, lisad midagi veel juurde ja siis võib-olla tuvastad lõpuks ära, et mis on see, mis sinu kõhule ei sobi või proovida veel erinevate spetsialistide juures käia, allergiad, vaadata üle, et kas äkki midagi on või siis mingid talumatuse testid, mingi mikrobiomi test, et kõhu olukorrast paremini aru saada, et neid teste on tegelikult erinevaid. Aga üks asi, mis nagu jäi siit kumama, oli see, et mulle tundus, et see on seotud ka sellega, kui sa mingisse uude kohta lähed või kui on toimumas midagi, mis võib-olla sinus tekitab mingit ärevust või stressi, et tööintervjuu või siis nagu uue küünetehniku juurde minemine või kuskile uude kohta minemine, et äkki see tegelikult ei olegi üldse seotud siis mingisuguse välisteguriga, selles suhtes, et füüsilise teguriga, et mingi toit või allergia, et võib-olla see on hoopis siis sinu ärevus, mis lööb siis sellisel viisil välja. Et võib-olla see on hoopis küsimus selles, et kuidas tulla paremini toime mingite uute olukordadega või tundmatute olukordadega või sellise mingi stressitasemega, kuidas paremini toime tulla. Et äkki on see kala hoopis seal ja siis saaks äkki kas siis koos terapeudi, psühholoogiga jõuda lahenduseni või proovida ise mingisuguseid erinevaid tehnikaid, mis võiksid sind äkki maha rahustada enne siis neid olukordi, kus see võib ette tulla. Et kuna ma ei tea ju lõpuni välja sinu olukorda, siis ega ma muidugi täpselt midagi öelda ei oska ja samuti ei ole ma arst ega psühholoog. Seega need olid lihtsalt minu mõtted, mis selle peale tulid ja kindlasti ma soovitan mitte alla anda, et see, ma saan täiesti aru, et see on nagu ebameeldiv mure, millega tegeleda ja täiesti mõistan ja nagu saan aru, et oleks väga vaja mingi lahendus leida, seega ma väga julgustan sind ikkagi proovima leida seda lahendust. Ühesõnaga, ma ei ole mitte kunagi seda mitte kellegiga rääkinud ja ma ei teagi, kas see on mingi teema või ei ole, aga ma olen noor, ma olen 29-aastane ja ma olen abiellus olnud 7 aastat ja meil on 2 last ja nagu lapsed on mega toredad ja ma täiega armastan oma elu. Meil on oma kodu, kõik on hästi, ma olen kõrgharidusega, nagu kõik on nagu justkui väga hästi, aga samas on midagi nagu suhte koha pealt nii puudu, et ma ei tea, kas see on nagu lihtsalt see, et meil on väiksed lapsed, et ma annan selles suhtes ka väga palju aru selle koha pealt, aga samas on nagu sees on mingi siuke pisike hääl, mis ütleb, et nagu tuleks justkui nagu, ma ei tea, lahku minna. Ma ei oska seletada. Ma arvan, et nii palju, kui ma sealt nagu aru saan sellest häälsõnumist, siis tegelikult see hääl, mida sa lõpus ütled, et ütleks justkui nagu, et lahku minna, see on tegelikult hääl, mis ütleb sulle, et sa otsid rohkem kvaliteeti sellest suhtest või et sul on nagu miskit puudu, et ma ei
ei usu, et see otseselt kohe tähendabki seda, et nüüd tulekski lahku minna. Et kui ikkagi nagu üldpildis on kõik hästi, siis pigem on see hääl see, mis võiks ärgitada nagu mõtlema rohkem sellele, et aga mis on see asi, mis on puudu. Et kuidagi nagu tõesti sügavuti keskenduda sellele ja proovida enda jaoks sellele küsimusele vastus leida. Et nagu sa ka ise ütlesid, siis selles suhtes ma usun, et see on väga tavaline probleem nende hulgas, kellel on väiksed lapsed, et väiksed lapsed nõuavad lihtsalt nii palju tähelepanu, energiat, panust, et paratamatult see tuleb ju millegi arvelt ja tihti see tuleb siis paarisuhte arvelt. Et võib-olla ka enda jaoks nagu võrrelda, et mis oli ennem laste tulekut teisiti ja et mis on see erinevus, et kuidas nüüd see suhe on ja kuidas see ennem oli. Et võib-olla see aitab mingit selgust luua, et mis on see asi, mis on puudu. Et muidugi see vastus võib ka olla lihtsalt niivõrd lihtne, et teil ongi puudu kahekesi olemise aega. Et te olete kogu aeg nagu perena koos, aga võib-olla sina ja su mees kui mees ja naine, et teil ei ole lihtsalt seda omaette aega. Aga ei pruugi ka nii lihtne see vastus olla. Aga kindlasti ma soovitaks luua siis võimalusel seda kahekesi olemise aega ja siis ka avatult rääkida oma partneriga. Et ma tunnen, et see suhe on praegu kuidagi teisiti ja ma tunnen, et nagu ma vajaksin midagi rohkemat. Väga hea oleks muidugi, kui sa selleks hetkeks oleksid suutnud võib-olla enda jaoks natukene rohkem lahti mõtestada selle, et sa suudaksid juba teisele võib-olla natuke selgemalt edastada oma mõtet või soovi, et siis on tal ka kergem seda sulle pakkuda. Aga isegi kui sa ei jõua selleni ise, siis ikkagi ma arvan, koos sellest rääkimine on ainult hea, et mida see nagu halba saab teha, et võib-olla su partner on ka tegelikult seda tundnud, aga pole julgenud rääkida, võib-olla leidnud seda õiget hetke või kardab, et äkki ta on üksinda selle tundega, et koos arutada ja proovida mingeid lahendusi leida. Et alustuseks võibki ju panna mingisugused sellised asjad, mida te proovite, et kuule, et aga proovime nii, et kui me 6 korra käime teidil. Või et aga mis oleks, kui prooviks iga nädal ühel õhtul, ma ei tea, koos süüa teha või et sellised mingid väga nagu käega katsutavad plaanid ja nagu muudatuse ettepanekud. Et see ei jääks selliseks suureks nagu õhku mingisuguseks asjaks või nagu mull kuskil, et mingi nojah, et midagi sai nagu räägitud, aga otseselt midagi ei ole muutunud. Et selleks, et asjad muutuks, peab tegema nagu selliseid selgeid, arusaadavaid plaane. Ja kui ise on ikkagi nagu raske jõuda selle lahenduseni või üldse nagu aru saada, et mis see on, mida ma vajan, millest mul puudu on, et siis paariteraapia või miks mitte ka üksinda teraapia, et kuidas iganes teie suhte jaoks või sinu jaoks parem on, et see ei ole absoluutselt mingi tabuasi. Ja ma arvan, et kui rohkemad inimesed võtaksid teraapiat kui normaalset eluosa, siis meil oleks palju rohkem õnnelikke ja rahul olevaid inimesi ka. Nii, siit tundub meil tulevad pealkirja järgi midagi väga teistsugust. Ei Kaisa, mõtlesin ma peaks jagama seda kellegile, kes ei oleks suht minu vanune, vaid on ikkagi nagu veits targem ja saab selle olukorrale nagu mingi üldisema vastus anda. Sest et põhimõte on igatahes selles, et sellest on tegelikult aasta aega möödas, aga ma siiamaani mõtlen sellele päris tihti. Ja see põhjus, mis ma mõtlen sellele, on sellepärast, et see juhtus eelmine aasta mul Tinderi teigiga. Ja nüüd iga kord, kui ma omale kuskil mingit, siiamaani otsin omale nii-öelda kaaslast, iga kord, kui ma kuskile lähen, siis iga kord on see mul nagu kogu aeg mõttes ja see on nagu mingi püsiv hirm, aga samas see on nagu nii tõsine, et ma peaks sellega nagu psühholoogi juurde minema. Long story short, põhimõtteliselt see tüüd tahtis mind ära tappa. Või ma ei tea, kas nüüd tahtlikult, aga ta põhimõtteliselt tegi seda. Jah, ma tean, mida te kõik praegu hetkel mõtlete, what the fuck, selliseid mehi on meil Eestis. Ja see, kuidas ta tegi seda, oli põhimõtteliselt niimoodi, et me läksime ühele matkarajale ja ta mõtles, et ülinaljakas on, et ta nägi, et ootasime seal esimesena selle rongi foori taga, kuni see rong mööda sõidab. Ta mõtles, et ülinaljakas,
oleks mulle muljet avaldada, et ta on niisugune kõva vend ja paneb põhimõtteliselt 2-3 meetrit enne rongi jõudmist täie jõuga üle. Et jõuab, usub endasse ja arvab, et see jätaks temast sitaks hea mulje. Tuletame meelde, et kuna mina istun kõrvalistmel, siis rong tuli selles mõttes minu poolt. Ma olin tolles momendis, ma olin juba valmis, ma juba teadsin, et ma näen oma vanavanemaid kohe ja ma sünnin kuskil uuesti, ma olin juba valmis, et okei, mul on ta ees, sest et mul oli see ka aeg, et midagi mõelda. Me jõudsime üle, ma olin nii traumatiseeritud, et kui me sinna läksime, siis ma olin põhimõtteliselt terve tee vait ja suhtlesin temaga nii minimaalselt kui võimalik ja tahtsin üsna kiiresti teiselt koju saada. Ja me koju läksime, siis läksime sealsamast raudtee ülesõidust mööda ja ma lihtsalt vaatasin kogu aeg hästi kiiresti nagu üle minnes, et ega kuskilt rong ei tule, et ta jätaks autot seisma ja ootaks viimasel sekundil uuesti üle minemist. Õnneks ei tulnud, aga KTM mul on siiamaani meeles see, KTM, kuidas ma kardan seda. Vau, milline psühhopaatlik käitumisviis selle mehe poolt. Jah, issand, no väga hirmus kogemus. Ja vot see on vist, nüüd ma kuulan nagu rohkem on ju neid teiste inimeste kogemusi, et mulle tundub, et see on nagu paratamatu elu osa selle deitimise juures, et sa võid kokku puutuda igasuguste veidrikega ja nagu ma ei teagi, kui palju on võimalik midagi teha, et seda ei juhtuks või et sul ei tuleks midagi nagu ebameeldivat ette. Et ega lõpuni välja sa ei saa teada. Muidugi aitab kaasa see, et kui sa oled natuke pikemalt kellegagi ikkagi ennem rääkinud, et sa mingil määral tajud, mis inimene on. Aga nagu me siit oleme aru saanud, siis lõpuni välja sa ikkagi kunagi ei tea. Ja võib-olla nagu üks asi, mida ma nende lugude põhjal mõtlen, et kui võimalik, siis ikkagi oodata sellega, et minna kellegi koju, istuda kellegi teise autosse. Samas see teine tundub nagu nii siuke paranoiline mõtlemine, sest et väga tihti on ju see, et meesterahvas pakub seda, et ta tuleb sulle kas järgi, viib sind koju, mis iganes, ja see ju tähendab tema autosse istumist. Ja nagu siis jah, teisalt ma mõtlengi, et me ei saa inimeste nagu ka nagu tervet elu nagu niimoodi hirmus elada ja mõelda, et issand, aga äkki siit võib nüüd midagi kohutavat tulla. Aga siis samas, kui tahta ennast kaitsta, et siis selle koha pealt siis ma mõtlen, et parem on vähemalt esimene teid teha ära niimoodi, et sa ei lähe ei koju ega teise inimese autosse ja saad nagu neutraalsel pinnal vaadata, mis inimene ta on. Samas neutraalsel pinnal need creepid vennad ei näita tihti välja seda, et nad on creepid. Et see tulebki välja seal nende mingisuguses mugavustsoonis või mugavas kohas neile, et nende enda kodu või nende enda auto. Ehk siis ma ei tea, selles suhtes ma olen nagu suht nõutu, et mul ei ole tegelikult nagu mingisugust head kokkuvõtet siit või midagi tarka siia öelda. Et paraku on nii, et see issanda loomaaed on lai ja elu jooksul me ilmselt puutume kokku igasuguste natuke hirmsate, veidrate ja siis vahel ka väga hirmsate inimestega. Et see on vist inimeseks olemise juurde käiv asi. Ma ei tea. Mulle ei meeldi see kokkuvõte, ma tahaks midagi toredamat öelda. Aga ma ei oska praegu. Hei, tahtsin natukene rääkida ja enda mõtteid jagada teemal enesearmastus. Ma ei tea, paljudel naistel on see hetkel teemas, aga kuna ma ise sellega hetkel tegelen ja kuidagi natuke elu selle ümber käib, siis ma mõtlesin ja soovisin jagada võib-olla mõtteid ja küsida, et kuidas enesearmastus üldse tuleb naisteni või kuidas naised üldse leiavad endas selle armastuse. Et võib-olla ta on ka seotud natukene deitimisega tänapäeval, kus räägitakse, et sa ei saa kedagi teist armastada, kui sa kõigepealt ise ennast ei armasta, sest sul ei ole seda armastust jagada kellegi teisega. Ja tahtsingi võib-olla uurida, kust kohast tuleb enesearmastus praeguseks hetkeks, kus ma olen nii-öelda sellest teenage ajast läbi. Tunnen, et ma ise olen rohkem täiskasvanulikum, siis tulevad ka mõtted, et kus see armastus siis nii-öelda jäi, sest kui sa mõtled tagasi endale, kes olid väiksem, siis kindlasti sa tol hetkel ennast armastasid.
aga kuhu see nagu ära on kadunud. Ja ma tean, et paljud inimesed teevad enda jaoks mingeid hetki ägedamaks või näiteks loevad rohkem raamatuid, teevad asju iseendale ja siis võib-olla tuleb ka enesearmastus, aga kindlasti see ei ole lühike teekond, vaid pigem pikem. Ja näiteks kui kaua see aega võtaks, et hästi palju mõtteid ja küsimusi on selle teemal, aga näiteks mida sina arvad sellest? See on huvitav teema ja seda saab lahata väga erinevatest tahkudest, aga ma üritan nagu siin võimalikult hästi kokku võtta enda mõtted sellel teemal. Et sellest enesearmastusest tõesti räägitakse palju ja nagu sa ka välja tõid, et seda tuuakse sisse ka paarisuhete kontekstis ja pikalt, ma arvan, ma ei saanud täpselt aru isegi, mida see enesearmastus täpselt tähendab. Et sellises mõttes ikka jah, et sa võiksid iseendale meeldida, aga kuidagi nagu sügavuti ma sellest kontseptsioonist aru ei saanud. Aga nüüd ma arvan, issand, ma ei tea. Viimastel aastatel ma ise arvan, et mul on pigem hästi selle enesearmastusega, aga ma ka nagu avastan veel mingeid uusi tahke sellele. Aga üleüldises mõttes ma arvan, et võib-olla, mulle tundub ka, et lapsena meil ju, me ei mõtlegi sellele ja see enesearmastus lihtsalt on seal ja siis tihti, mida vanemaks inimesed saavad, seda enesekriitilisemaks nad muutuvad. Ja siis ma tahakski nagu öelda, et võib-olla tuletada endale aeg-ajalt meelde seda mõttelaadi, et kui su sõbranna sulle kurdab midagi enda kohta, et issand, ma olen ikka nii, ma ei tea, loll, laisk, nii kole, nii paks olen näiteks, siis sa ju kunagi ei ütleks talle, kuule oled jah. Vaid sina näed ju temas seda kõige paremat ja siis sa tahad talle seda meelde tuletada. Ja seda sama peaks rakendama iseendaga. Et rääkida iseendaga nii, nagu sa räägiksid oma parima sõbrannaga, sest tegelikult sa kinda oled iseenda parim sõbranna. Sa oled see, kes sa oled, sa pead enda selle kehaga, enda selle vaimuga elu lõpuni vähemalt minema. Me ei tea, mis peale surma juhtub, on ju. Võib-olla pead veel pärast surma ka edasi olema see sama. Ehk siis seal ei ole sul valikut. See lihtsalt on nii. Ja nüüd sa saad valida, kuidas sa iseendasse suhtud. Kuidas sa suhtud sellesse kehasse, mis on sulle selleks eluks antud ja millega sa pead lõpuni välja minema. Et nagu kui mõttekas ja arukas on see pidevalt see iseenda, näiteks siis välimuse maha tegemine. Kuhu see sind viib? See ei tee sind õnnelikumaks. Nüüd ongi, mis on inimeste elu eesmärk on ju. Tihtipeale sealt käib ikkagi läbi see, et tunda rahulolu ja olla õnnelik. Ja see on ju nii suures osas kinni meie enda ajus, see õnnelik olemine. Et see ei ole ainult mingid välised faktorid. Need aitavad muidugi kaasa, aga nii suur osa sellest on see, kuidas me iseendasse suhtume. Ja kui kõik inimesed suudaksid iseendaga rääkida nii, nagu nad räägivad enda parima sõbrannaga või ma ei tea, emaga, õega, siis, ma siin räägin nüüd naise kontekstist, on ju. Et ma arvan, see maailm oleks ilusam koht. Et kuidagi nagu jätta ka iseenda jaoks seda hellust, hoolivust, pehmust, et mitte ainult seda teistele anda, vaid ka iseendale. Et see on üks suur asi, mida ma enamus naistele soovitaksin ja teine, ma arvan, millele paljud isegi ei mõtle nagu enesearmastuse kontekstis ja millele ka mina varem ei mõelnud ja alles võib-olla see aasta või eelmise aasta kuskilt jõudsin, eelmise aasta lõpu poole võib-olla, on see, et tegelikult on enesearmastus ka need piirid, mis me seame ja need olukorrad, kuhu me ennast kas siis paneme või ei pane. Et kui sa ennast armastad, siis sa ei tee vastu enda tahtmist mingeid asju lihtsalt selleks, et kedagi teist rõõmsaks teha. Nüüd siin on muidugi piirid, et sellega võib-olla minnakse praegusel ajastul isegi nagu üle piiri on ju, et ma ei tee mitte midagi, mida ma ei taha, aga siis võib juhtuda see, et sa ei ole kellegi teise jaoks olemas on ju talle olulisel momendil. Et ma mõtlen ikkagi nagu
normaalsuse piires nii-öelda, aga et eemaldada ennast toksilistest olukordadest, toksilistest sõprustest, ka see on enesearmastus. Võib-olla kui sul on toksilised peresuhted, panna seal piirid paika. Ma ei pea nendega suhtlema iga nädal, ma ei pea neile võib-olla rääkima kõigest, mis mu elus toimub, kui sealt on vastukaja ainult negatiivne alati, mitte mingit kaasaelamist, heaks kiitu. Et siis osa enesearmastusest on see, et ma otsustan, et ma võib-olla ei jaga nende inimestega, kes mulle kaasa ei ela, oma saavutusi või toimetusi. Või kui mingisugune töö, projekt või mis iganes asi, millega sa tegeled, ei too su ellu rõõmu, vaid pigem nagu võtab tükikese sinust või tekitab sinus ärevust või stressi. Et siis kuidas ma saaksin selle lahendada nii, et ma ei tunneks ennast pidevalt stressis, ärevuses ja halvasti. Et vahetada see töökoht, lõpetada see projekt või mis iganes see siis sinu jaoks on, et ka see on enesearmastus. Et pakkuda iseendale seda elu, mida sa tahad elada, teha neid valikuid, mis viivad sind lähemale sellele inimesele, kes sa tahad olla. Et meis kõigis on kindlasti mingisuguseid asju, mida saab arendada, mis vajaksid võib-olla ülevaatamist, et ma ei ütle, et me oleme kõik perfektsed täpselt nii, nagu me oleme, et alati on võimalus arenemiseks ja siis on ka enesearmastuse osa leida need viisid, kuidas sa saaksid areneda, aga samas nagu mingite asjadega ka lihtsalt leppida, et see olen mina ja see olengi mina inimesena ja ma õpin hoopis leidma seda positiivset sellest, et see on nüüd hästi siuke ümmargune jutt, sellepärast, et inimesed on nii erinevad, ebakindlused on nii erinevad ja see enesearmastus võib erinevatel inimestel erinev välja näha, aga kindlasti ei kuulu sinna pidev enesekriitika ja toksilised suhted, olukorrad, kus sa pidevalt oled ja ei tunne ennast hästi, et siis sellistes hetkedes tuleks nagu üle mõelda, et miks ma olen jälle näiteks siin, miks ma teen endale nii, et ma ei tea, ma nüüd kadusin kuskile nagu mingisugusesse teemasse täitsa ära. Aga jah, ma arvan, minu jaoks enesearmastuse teekond on kestnud terve minu kõik 20. eluaastad. Et ehk siis 8 aastat. Et ma arvan, ennem seda ei oska sellele üldse niimoodi mõeldagi ja see kuidagi on nii kauge kontseptsioon, aga see võib-olla on ka teekond, mis kestab nagu terve elu, et nagu ma ütlesin, siis mingid aspektid sellest enesearmastusest ma olen alles nüüd avastanud, et ma olen elanud nagu vastupidiselt sellele või pannud ennast mingitesse olukordadesse, mis ei viita sellele, et ma ennast armastaksin. Ja suhete kontekstis ma mõtlen seda, et ma ei tea, kas ma nõustun päris nagu sellega, et kui sa ise ennast ei armasta, siis sa ei saa ka kedagi teist armastada. Seal on kindlasti nagu mingisugune tõepõhi, aga mida mina olen rohkem mõelnud, on see, et kui sa ennast armastad, siis sa saad valida ka teadlikult parema partneri enda kõrvale, kes sind samuti armastab. Et kui sa ei armasta ennast, siis on palju kergem kogemata alateadlikult teha sellist valikut, et su kõrval on inimene, kes sind ka ei armasta tegelikult ja kes sind võib-olla veel rohkem alla toob. Et aga kui sa ennast armastad, siis sa oled seadnud lihtsalt endale nagu mingid kindlad piirid, sul on sellised standardid, et sa ei lasegi sinna enda ruumi inimesi, kes ei armasta sind sellisena, nagu sa oled. Et siis on palju raskem sellisel mingil negatiivsel halbade kavatsustega inimesel tungida sinna sinu ruumi, kui sul on väga selge see, mida sa väärid, mida sa tahad, et ma olen nagu rohkem sellest aspektist nendele paarisuhetele mõelnud seoses enesearmastusega. Aga jah, et kui vastata su küsimusele, et kaua see võtta võib, väga kaua. Aga igapäevaselt tõepoolest, et nagu sa ka mainisid, siis mida saab teha? Sa saad teha enda jaoks mingeid mõnusaid hetki, sa saad pakkuda iseendale midagi, mis sulle meeldib. Olgu see siis mingi tegevuse kujul, meeldib sulle jalutada, raamatuid lugeda,
ennast sättida, see on minu üks niisugune enesearmastuse viisidest, et ma tõesti naudin väga hommikuti enda valmis panemist. Seega ma olen teinud aega selleks, et ma saaksin võtta selle hetke ja rahulikult ennast sättida, kuulata mingit podcasti samal ajal. Et ma arvan, see ongi enesearmastus, et tekitada siis seda aega oma päevas, et sinna pikkida vahele neid asju, mis sind tõsiselt õnnelikuks teevad. Et olgu see trenni tegemine, sõbrannadega aja veetmine, ma ei tea, midagi aktiivset või tegelikult miks mitte ka väike uinak, et kui sa saad seda planeerida enda päeva, see sulle väga meeldib, et lihtsalt leida enda jaoks need asjad ja nende jaoks aega teha. Ja ma arvan, et praegu on väga tore trend see enda elu romantiseerimine, et see aitab ka kaasa sellele, et pööratagi rohkem rõhku ka nendele igapäevastele justkui tavalistele asjadele, mida sa kogu aeg teed ja need kuidagi eriliseks teha. Kas siis ainult enda mõttes, et sa kuidagi sa oled hästi kohal, sa naudid iga oma keharakuga seda hetke või siis ka nagu välistegurite abil, ma ei tea, kas see oli praegu päris see, mis ma öelda tahtsin, aga et võib-olla kuidas romantiseerida oma hommikusööki. Sa teed selle lihtsalt kuidagi hästi nunnuks sinna kaussi on ju, või taldrikule ükskõik. Või sa jäädvustad mingeid hetki mingil kindlal viisil, mis on sinu jaoks kuidagi nagu eriti armas ja tore. Või et see võib nii erinev välja näha. Ja kindlasti sinna enesearmastuse juurde käib ka tähistamine. Et kas siis ise või koos enda lähedaste inimestega tähistada enda võite ja saavutusi. Ja mitte ainult abiellumisi ja lapsi ja ma ei tea, need ongi 2 kõige põhilisemat asja, mida elus tähistatakse, aga tegelikult on ju nii palju rohkem asju, töövahetus, ma ei tea, hea psühholoogi leidmine, uue hobi avastamine, ükskõik mida saab tegelikult tähistada ja ma arvan, seda ka peaks tegema, sest et elu koosnebki väikestest hetkedest ja me ise loome enda elu ja seda, mis meil sellest elust eredalt meelde jääb. Ja kui me ise tekitame võimalikult palju neid ilusaid hetki ja teeme asju, mis meid rõõmsaks teevad, siis see elu ongi ilusam. Issand jumal, kus nüüd inimene võib pladrata. Aga ma vist sain öeldud kõik, mis mul vähegi pähe tuli. Ja nüüd mul on tunne, et ma võtan viimase häälsõnumi, kuigi mul oli planeeritud rohkem, aga ma ei arvanud, et ma nii palju üldse vatran. Okei, ma alustan nüüd algusest, üritan hästi kiiresti teha. Ja mainin enne juttu ära, mul on praegu kutt, me oleme väga õnnelikus suhtes, peaaegu 5 aastat olnud juba, aga ma arvan, meil kõigil on ajus agaras keegi minevikust, kelle peale me aeg-ajalt mõtleme, et mis oleks kui. Ja isegi kui sa tead, et sa ilmselt ei saa selle inimesega mitte kunagi kokku olema või sa isegi ei taha temaga kunagi koos olla, siis ikka sa aeg-ajalt mõtled tema peale. Ja seoses selle inimesega minevikust ongi minu jutt, et lihtsalt kuulda kellegi teise mõtteid, miks see asi temaga oli nii, nagu oli. Ühesõnaga, sündmused on siis aastast 2018 kuni 2023. Ja 2018 me hakkasime selle kutiga suhtlema. Ta ise võttis minuga ühendust, kuna minu parim sõbranna kutt oli tema seltskonnas, siis ilmselt oli olnud nagu raske minu nime teada saada. Ja sealt me hakkasime suhtlema omavahel ja suhtlesime nädalaid või isegi paar kuud. Pigem nädalaid, ütleme, et 1–1,5 maksimaalselt. Me sebisime, ma käisin tema juurde, kuna ta elas hästi lähedal mulle, aga sellest ei saanud asja, sest ta oli naistemees, ta ei tahtnud midagi pikemat. Kirsiks tordil halvas mõttes hakkas ta minu ninal minu sõbrannat ühes olukorras sebima ja nii see. Ja me ei suhelnud rohkem. Ja fast forward 2019. Ta võttis ise minuga kevadel ühendust. Ja jälle ma käisin tema juurde, meil oli väga tore koos. Ja see suhtlus jälle lõppes, oli siuke suht ühekordne asi. 2019 suvel ta võttis jälle minuga ühendust ja jälle kutsus enda juurde, tegime filmikat ja mis iganes. Ja siis ta veel ütles mulle ka, et ma ei ole mitte kellegagi vahepeal rohkem olnud, kui sinuga viimati kevadel olime. Mis pani mulle juba too hetk nagu mõtted, et kui sa nagu nii ütled, et miks me siis midagi rohkemat ei ole, aga nii see jälle lõppes.
me jälle ei suhelnud. Kuni aasta 2020 võttis ta jälle minuga ise ühendust. Jälle kutsus enda juurde, jälle filmikat, jälle siuksed sügavamad vestlused, mis iganes, kõik muu juurde. Ja jälle sellest ei saanud mitte midagi pikemat. Ja 2021 siis läksime oma praeguse kutiga kokku. Ja sealt alates siis 2021 aasta esimeses pooles ta Facebookis tegi mulle vastamata kõne, mis oli minu jaoks kummaline, sellepärast, et me ei ole Facebooki sõbrad, me ei ole kunagi Facebookis üksteisega rääkinud. 2022 aastal käisin Pärnusse suvel festivalil ja nägin teda seal ja seal ta mind kallistas, paar sõna ajas minuga juttu ja peale seda, kui festival lõppes, kuna me elame ühes linnas, siis ta küsis mu käest lihtsalt minu Instagrami story peale, kas ma olen sellesse linna tulemas. Ja ma vastasin lihtsalt hästi lühidalt talle, et ikka tulen ja nii see, mitte midagi rohkemat, sest mul oli kutt olemas, ma ju ei soovinud kedagi petta ega mitte midagi. Ja aasta 2023, kuna ma tegelen klienditeenindusega, siis ma sattusin teenindama tema sõpra ja natukene aega hiljem peale tema sõbra teenindamist kirjutas ta mulle jälle Instagramis, et kuule, thanks umbes, et mu sõpra teenindasid. See oli siuke nagu sõbralik, see ei olnud lõõpimine ja ma lihtsalt tahaks teada, miks need sündmused niimoodi aset leidsid. Nagu miks ta aastas korra ainult minuga ühendust võttis, miks ta minuga kunagi midagi rohkemat ei tahtnud, aga samas näha oli, et ta ju mõtles minu peale ka hiljem, kui ta mulle Facebookis helistas või kui ta Grindil mulle kirjutas või kui ta kirjutas mulle, kui ma ta sõpra olin teenindanud. Aga jällegi ta mitte kunagi ei tahtnud minuga rohkemat. Miks? Mida sellest olukorrast välja lugeda? Ja ma võin lubada, et ma ei andnud talle mingit maailma parimat seksis 100% kindlalt, mitte et asi oleks selles. Et see lihtsalt, ma ei suuda lõpetada sellele mõtlemist, et miks ta niimoodi tegi. Ma olen teda nii palju unes näinud, mis iganes. Ma tean, et täna on temal endal ka tšikk ja ta on õnnelik ja ma olen õnnelik. Aga ma lihtsalt tahan teada, miks. Mõistan. Aga ma lihtsalt ütlen sulle kõik, mis minul pähe tuli seda kuulates. Ma arvan, et sa oledki talle meeldinud. Tal ongi sinuga tore olnud. Sa oled olnud selles suhtes turvaline valik, kelle juurde tagasi minna. Et teil ongi mõnus koos olla. Võib-olla on see intiimne osa ka tema jaoks olnud väga tore. Ja ongi ju väga vahva, kui sa saad kellegagi ka lihtsalt nagu juttu rääkida, sügavamatel teemadel rääkida. Et see on ju nii turvaline, kui sul on olemas see selline inimene, aga sul on pühendumisprobleemid, räiged pühendumisprobleemid, ehk siis inglise keeles commitment issues. Vähemalt sinu jutust tundub, et ta ei julge või ei taha pühenduda ühele inimesele. Ometi on tal, nagu inimestel ikka, mingi läheduse soov kellegagi connectida, kellegagi jagada oma mõtteid, tunda seda sellist soojust, lähedust, et see on tal ikka olemas. Aga see, et nüüd päriselt pühenduda ja suhet luua, seda tahet mingil põhjusel, ma ei tea, mis tal elus on toimunud, milline on tema pereelu olnud, aga seda mingil põhjusel ei ole. Ja ta on põhimõtteliselt sind ära kasutanud, et ma loodan, et sina ka sellest suhtlusest ikka midagi said, on ju, ja sellega kuidagi ta puges siis ka sinu südamesse, et sa talle siiamaani mõnikord mõtled, aga ma ütlen, et siin tegelikult vähemalt mulle niimoodi kõrvalt põgusalt vaadates tundub, et siin ei ole midagi taga nutta, et see on inimene, kes on ilmselt kuskilt otsast katki, et kui sinu kirjelduste järgi tõesti teil oli nagu tore, aga ometi ta ei soovinud isegi kõikide nende aastate jooksul sulle või teile siis mingit võimalust anda, et siis sa ei taha ju tegelikult sellise inimesega koos olla, kellel on nii suur mingisugune trauma või kes teab, mis probleem, et ta ei ole tahtnud isegi seda võimalust tekitada üldse teile. Et tegelikult ju, miks sa peaksid tahtma sellise inimesega koos olla. Ja ma saan aru, et see on lihtsalt nagu selline kuskil kuklas mõte, et ega see, nagu sa ütlesid ka, et see ei ole nagu mingi tõsine mõte, aga igal juhul, kui sina oled ise selline inimene, kes väärtustab suhteid ja ühele inimesele pühendumist,
siis kindlasti on hea kohe suure kaarega sellistest inimestest eemale hoida ja leida enda kõrvale ka inimene, kes on valmis sinule pühenduma, teie suhtele pühenduma ja looma seda sidet, et võib-olla see kutt, kes ei ole valmis pühenduma, võib-olla ta tegelikult väga kardab olla haavatav ja ta ei lase endale inimesi nagu päriselt ligi, et kardab haiget saada või mis iganes need põhjused seal siis on. Aga selleks, et kellegagi luua edukat suhet, sa pead olema haavatav, sa pead olema valmis kommunikeerima ka läbi kõige raskemate aegadel, raskemate teemade, aga tundub, et tema siis ei ole olnud selleks valmis, kui ta suhet ei ole tahtnud luua või vot ma ei näe ju teise inimese pähe, et ma ei tea, mis need tema konkreetsed hirmud on või need põhjused, aga minule kumas sealt küll väga ilmselgelt läbi see, et suhet, tõsist suhet ei ole tema soovinud. See on sinule nagu kõige selgem sõnum üldse, et nagu selles suhtes seda kindlasti ei ole meeldiv kuulda, ega et sa oled hea küll, et niimoodi vahepeal kaisutada ja paar toredat õhtut veeta, aga suhteks sa ei ole piisav. See on nagu tema sõnum, mida ta justkui sulle saadab, mis ei vasta selles suhtes tõele, et tegemist ei ole, pistmist ei ole üldse sinuga. Et see asi ei ole üldse kuidagi nagu sinuga seotud, see on tema mingid enda sisemised probleemid, on ju. Mida ta siis ei ole, kas ei olnud ära lahendanud või ei ole siiamaani ära lahendanud, ma ei tea, sa ütled, et tal on praegu tüdruksõber, et selles suhtes ma väga loodan siis, et nüüdseks ta on valmis pühenduma ühele inimesele, aga kes teab. Et jah, need olid minu mõtted. Issand jumal, ma tunnen, et ma olen nii palju vadranud, et mul hakkab suu vahutama. Ehk siis on aeg ära jagada kingitused ja ma tahaksin ikkagi anda midagi sellele kõige esimesele voice'ile, kus häälsõnumi saatja andis nõu siis ärevushäiretega tüdrukule või naisele, kes siis tervise episoodis saatis voice'i. Ehk siis esimesele häälsõnumine läheb Lidli 50-eurone kinkekaart. Siis naine, kes rääkis sellest, et tal on justkui ideaalne elu, abielu, lapsed, aga et midagi oleks nagu puudu. Tema saab siis 12 pudelit värskat. Ja ma mõtlen, et äkki see viimane voice sellest mineviku kutist, äkki ma annan sulle tuglase kingituse. Ja 50-eurose Lidli kinkekaardi on hashtagiga alati väärt võitnud Instagrami kasutaja Kodu Kadriorus. Vot nii, aga suur aitäh, et kuulasid ja kuuleme näeme juba järgmises episoodis. Tšau!